ja palju te filme vaatate? Päris palju isegi. Need on Merilin ja Roomet ja nad vaatavad filme päris palju isegi. Ja need on 3 parimat romantilist stseeni nende arvates. How great. Ali! Seal on näha, nagu, et see naine nüüd püüdis oma nime teha ja siis... We're having a lot of fun tonight. No mees annab ka enda parima selles mõttes, nagu näha ta praegu raskustes ikkagi. I started out singing with this beautiful man and I'll sing with him for life. Right, baby? Yeah. I'm so blessed to be in the company. Kui ühel tõmbab piksid märjaks, sulle teeb silmad märjaks. For you. Good night. See koht nagu. Ma tean, et sa teeksid minu puhul sama nagu mulle, et sa nagu reaalselt hoiaksid mind ja varjaksid seda kõigest, aga ma ei tea, mis ma teeks, aga see on see koht, kus ma mõtlen, et mis ma teeks. See on armastuse definitsioon sinu arvates. Kui üks kuseb püksid täis, siis teine katab ja... Ilus armastus. You are a Motikaya now. You may make your bow from the wood of home tree. See on põhimõtteliselt see koht, kus ta siis saab meheks, siis ta peab naise valima ja neid tiiri käib välja erinevaid neid. We have many fine women. Ninat is the best singer. Peiral is a good hunter. Aga kutt ütleb, et ma olen juba oma valiku teinud. I've already chosen. Nagu sina. Okei, vaata, nüüd hakkab action peale. See tuleb kõige perverssem osa üldse. Nad ühendavad oma patsid, mida nad... See on nagu selline... Näed jah, see on nagu nende selline seksuaalvahekord. Aga nad ühendavad seda sama patsi kõikide loomade ja lendavate elukatega. See paneb mõtte, mida see tähendab? Kumba pidi nagu nii palju küsimusi ja seepärast see stseen paelub mind lihtsalt nii väga. Kas sa reaalselt viskad õhku zoofiilia või? Ei, ma ei viska midagi õhku, ma lihtsalt ütlen, et see paelub mind. Ma ei taha midagi öelda selle kohta, aga see on ilus. Tänab oma idee väga hästi edasi. Jah, sest kelle jaoks on seksuaalne akt nii-öelda füüsiline, kes nii-öelda vahetabki oma partnereid ja elab seda füüsilist osa ja kes siis hingeliselt ühendab ennast teise hingega ja kogeb seda teisel tasandil. Sellest öeldakse ka, et suhtes nagu või selle inimesega, keda sa armastad temaga, nagu see ühendus on hoopis teine sel hetkel kui suvalise inimesega. Seal jah, siis nagu transfeeritakse see nii-öelda patsiga. Inimesed siis... They're all singing. Tegelikult Bohemian Rhapsody see põhi nii-öelda sisu ei olnud üldse romantikal, vaid pigem nagu siuke inimese eneseareng just, et kuidas ta ühest kohast jõuab teise ja kuidas inimene võib muutuda kogu selle teekonna vältel ja kuidas väärtushinnangud muutuvad ja mis tegelikult on elus oluline ja kuidas kuulsus võib inimest muuta. Aga seal tuleb ka ta üks väga sügav sisemine muutus just välja. I think I'm bisexual. Freddie, you okay? Ja, no eks sa tegelikult teine inimene arvan näebki rohkem inimest, võib-olla isegi ennem asju ette, kui ta ise endale seda tunnistab. Yeah. I've known for a while now, I just didn't want to admit it. Mulle meeldis see mõte,
Mary tegelikult teadis, et Freddie on homoseksuaal, aga samas nad mõlemad armastavad üksteist sügavalt ja see käibki läbi filmi lihtsalt terve aeg. What do you want from me? Almost everything. I want you in my life. Freddie tõeline armastus on tegelikult Mary, aga füüsiliselt ta on oma sooihaar, nii et tegelikult armastus ei küsi sult nagu keda sa armastad. Et nende vahel oligi see hingeline side lihtsalt nii tugev. Your life is going to be very difficult. Ära mulle siukseid üllatusi tee, palun. Vaatame. Mitte sellisel muidugi ja kindlasti. Okei, ma väga imestan, et sa ütlesid praegu vaatame. Nii et on tõenäosus olemas. Ei, nagu põhimõtteliselt nagu üllatusi. Aga nüüd sulge korra silmad ja kujuta endale ette üht eriti romantilist stseeni. No, interneti arvates võiks olla just see. Ma isegi ei ole seda filmi vist näinud. Kui olen. Mulle meeldib, kui klišeelikult järsku see vihm tuli lihtsalt. See on muusika. Ja enam vahet ei ole. See on täpselt see klišee romantika, mis on filmiromantika, mida te päris elus ikka ei kohta, kui ei minda välja klišee romantika peale. Te ei kohta sellist asja, kui teile paadiga tormid merele, aerupaadiga. I waited for you for 7 years. Now it's too late. I wrote you 365 letters. I wrote you every day for a year. You wrote me? Yes. It wasn't over. It still isn't over. Milline tugev. Karu ja musi. Kaua nad üldse teadsid üksteist selleks ajaks? Pikalt. Okay. Üle 7 aasta. No oli näha, et ta just ütles it's been 7 years. Okei. See oli näha, et ta ikkagi... Yeah. See on see käest lastud armastuslugu. Ma isegi mõtlen, kas selle tüübil on ninaluuga kõik okei, sest et see on päris kokku vajunud praegu. Aga millest siis koosneb üks hea romantiline film? Ettearvamatus. Alati on tore, kui seal on nagu mingisugune tragöödia ka sees muidugi. Et miski, mis teeb nagu, muidu ei ole draama kui võõra. Ja siis uudsus käib ettearvamatuse alla, et see ei ole mingi tüüpiline stseen nagu see, sorry. Aga... Ma arvan, et see peaks lihtsalt kõnetama. Iga inimese jaoks ei ole nagu oma sellist asja. Igal ühel oma. Jah.